Sõjad ei seisne ainult sõjalistes operatsioonides, need on peaaegu alati seotud raha ja võimuga. Ja see Iraani lepe näitas meile seda rohkem kui kunagi varem, sest kui kõik keskenduvad lepingu tingimustele ja põhjustele, püüdes aru saada, kas see on hea või halb, siis enamik meist unustas üldse küsida, kuidas see lepe üldse alguse sai. Ja vastus sellele on varisõda, mida USA on vaikselt pidanud, surudes Iraani äärele, mida meist keegi ei märganud. Ma mõtlen, Donald Trump andis meile väikese vihje, kui ta ütles, et USA sõjavägi oli salaja öösiti Hormuzi väina kaudu naftatankereid liigutanud pärast seda, kui Iraani radar oli hävitatud. Lihtsalt niisama. Lisaks sellele, et see on ilmselt üks kõigi aegade ägedamaid sõjalisi operatsioone, tuletab see meile ka meelde, milles see sõda alati seisnes. Nafta, raha, majandus. Ja see on lugu, mida meedia unustas teile rääkida. Tere tulemast Jirka saatesse JNS TV-s. Sukeldume kohe sisse. Enne kui jõuame selle loo James Bondi osani, alustame Iraani majandusest, sest selleks, et mõista, kui kaugele see on langenud, peate teadma, kus see alguses oli. Iraanil on maailma 4. suurimad tõestatud naftavarud ning selle geograafiline asukoht teeb sellest ühe strateegiliselt kõige olulisema riigi maailmas. Sest lõunarannikul asub Hormuzi väin, kitsas läbipääs, mille kaudu liigub iga päev umbes 20% kogu maailma naftavarudest, ühendades lahe avatud ookeaniga. Iga naftabarrel, mida ekspordivad Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Kuveit, Iraak ja Katar, peab selle väina kaudu jõudma ülejäänud maailma. Ja Iraan asub selle väina kallastel, mis tähendab, et aastakümneid on neil olnud omamoodi tahtmatu vetoõigus ülemaailmsel energiaturul lihtsalt tänu oma asukohale. Nafta ei ole Iraani ainus peamine ekspordiartikkel. See on kogu režiimi rahaline alus, rahastades valitsust, sõjaväge, IRGC-d ja asendusvõrgustikku, mis ulatub Liibanonist Jeemenini. Ja alates 1979 aastast on USA ja kogu maailm mõistnud, et kui soovid Iraani läbirääkimiste laua taha tuua, pead neid rahaliselt survestama. Lääne surve ajalugu Iraanile on sisuliselt sama tsükkel, mis kordub ikka ja jälle. USA karmistab sanktsioone seni, kuni Iraan nõustub läbirääkimistega, sõlmitakse kokkulepe, Iraan kasutab tekkinud hingamisruumi taastumiseks ja kõik algab otsast peale. 2015, aasta tuumalepe, on selle kõige kuulsam näide. Aastatepikkune surve tõi lõpuks Iraani läbirääkimiste laua taha, mis iseenesest on juba halb märk, ja siis sõlmiti kokkulepe, mis piiras nende tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide leevendamise eest. Ja peaaegu kohe hakkas Iraan kasutama seda rahalist leevendust oma terrorikäsilaste rahastamiseks ning laiendas oma relvaprogramme ja otsis võimalusi järgmise survevooru vältimiseks. Need kokkulepped on olnud enamasti kohutavad ja muster pärast kokkuleppe sõlmimist on samuti olnud üsna sarnane. Aga millised need sanktsioonid siis tegelikult välja näevad? Põhiidee on lihtne. Iga ettevõte või pank, ükskõik kus maailmas, mis ajab äri Iraaniga, riskib sellega, et ta lõigatakse ära Ameerika finantssüsteemist. Ja kuna kogu maailma majandus käib läbi Ameerika pankade ja dollari, siis sellest ähvardusest piisab tavaliselt, et enamik ettevõtteid hoiaks eemale. Iraanil pole kellegagi äri ajada. Aga sanktsioonide probleem pole kunagi olnud sanktsioonide idee ise. Tegelikult on probleem olnud lihtsalt nende jõustamises. USA on olnud selles osas erinevate valitsuste ajal ebajärjekindel ning Iraan on 40 aastat otsinud viise, kuidas sanktsioonidest mööda hiilida. Võltsitud ettevõtete nimed, vahendajariigid, kes maksavad muudes valuutades kui dollarites, tegeliku nafta päritolu varjamine. Nad on selles väga osavad. Nii osavad, et 2023 aastal teenib Iraan, olles samal ajal rahvusvaheliste sanktsioonide all, naftast $53 miljardit. See näitab sulle kõike, mida pead teadma selle kohta, kui suur on lõhe selle vahel, mida sanktsiooni peaksid saavutama ja selle vahel, mis tegelikult juhtub, kui keegi neid korralikult ei jõusta. Enne kui 2026 aastal oli visatud ainsatki pommi, oli Iraani majandus juba tõsistes raskustes. Ja küsimus, mida tasub küsida oli, kui Iraan teenis sanktsioonidest mööda hiilides $53 miljardit aastas, siis miks oli majandus nii kehvas seisus? Vastus on see, et sanktsioonidest mööda hiilimine ei tähenda veel tervet majandust. Raha, mida Iraan teenis, läks peaaegu täielikult terroristlikule režiimile, nende sõjaväele, nende proksivõrgustikule, aga mitte sellele, mida riik tegelikult vajab, nagu haiglate ja infrastruktuuri ehitamine või töökohtade loomine. Aastakümnete pikkused sanktsioonid olid peletanud eemale välisinvesteeringud, tühjaks teinud erasektori ning jätnud tavalised iraanlased valuutaga, riaaliga, mille väärtus langes väga kiiresti. Inflatsioon, mis ületab 48%, tähendab seda, et ükskõik kui suur on sinu palk aasta alguses, detsembriks saad selle eest osta umbes 40% vähem. Valitsus oli hakanud trükkima pangatähti nimi väärtustes, mida Iraanil polnud kunagi varem vaja läinud. 10 miljoni riaali suurune rahatäht, sest väiksemad olid igapäevaseks kasutamiseks muutunud liiga väärtusetuks. Üks praetud muna maksab Iraanis $1 000 000.
Selline nägi elu välja enne sõja algust. Ja mis on see üks asi, mis võiks seda parandada? Loomulikult sanktsioonide leevendamine. Seetõttu, kui oled jälginud mõnda läbirääkimiste vooru, oled kindlasti märganud, et Iraan pole taganenud ühest nõudmisest paljude seas. Oma varade vabastamisest ja rahalisest leevendusest. Miljardid dollarid on sanktsioonide tõttu külmutatud ja kättesaamatud ning Iraan soovib need iga kokkuleppe osana tagasi saada. See ei tulene nende heatahtlikkusest ega äkilisest murest Iraani rahva pärast. Islaamivabariik püsib tänu sellele, et süsteemi sees olevad inimesed, sõdurid, revolutsiooniline kaardivägi, režiimi ulatuslik lojaalsete võrgustik on sellest rahaliselt sõltuvad. Inimesi hoitakse lojaalsetena, makstes neile. Hetkel, kui see raha kaob, võib ka lojaalsus kõikuma lüüa ja režiim, mis püüab ülestõusu maha suruda, ei saa endale lubada kõikuma löövaid sõdureid. Nii et kui Iraan nõuab läbirääkimistel sanktsioonide leevendamist, siis tegelikult ütlevad nad, et meil on vaja raha, mitte majanduse ülesehitamiseks, mis niikuinii jälle kokku kukub, vaid selleks, et hoida relvastatud inimesed meie poolel, ehk siis, et saada veelgi tugevamaks ja võimekamaks vaenlaseks. See oli majanduslik olukord, milles Iraan sõtta astus veebruari lõpus. Süsteem oli juba niigi pinges ning režiimi enda riiklikud meediakanalid andsid häirekella elukalliduse pärast. Ebatavaaliselt otsekoheste sõnadega teatati massilistest koondamistest, ilmnesid ravimite puudused ning valitsus lubas kodanikel osta esmatarbekaupu krediidiga, mis oli tagatud tulevaste toetustega, sest toetused ise olid lõppemas. Kui sõda veebruaris algas, tegi Iraan seda, mida ta oli alati öelnud, et teeb. See muutis Hormuzi väina relvaks, rünnates kaubalaevu rakettide, droonide ja miinidega, tõstes kindlustuskulud nii kõrgeks, et kaubalaevandusettevõtted lihtsalt lõpetasid laevade saatmise. Iraani arvutus oli, et väina sulgemine ülemaailmsele laevaliiklusele tekitab maailmale nii palju majanduslikku valu. Naftahindade tõus, tarneahelate katkemine, rahvusvaheline surve USA-le sõja peatamiseks muutuks tohutuks. Ja Neil oli õigus, et naftahindade tõus avaldas Trumpile märkimisväärset survet. Kuid Iraan tegi midagi läbimõeldumat kui lihtsalt väina sulgemine. See sulges väina kõigile teistele, kuid hoidis omaenda nafta liikumises. Iraani laevad jätkasid pärast sõja algust väina kaudu ligikaudu 2 miljoni barreli nafta eksportimist päevas, samal ajal kui nad ründasid ja ähvardasid kõiki teisi laevu, mis üritasid läbi sõita. IRGC käitas samal ajal oma teemaksusüsteemi, küsides laevadelt kuni $2 miljonit loa eest läbipääsuks, kogudes tasusid juaanides ja krüptorahas ning Iraan kontrollis, kes võis veeteed kasutada ja teenis kasumit kõigi pealt, kes üritasid. Wall Street Journal märkis tol ajal, et Iraan eksportis tegelikult rohkem naftat kui enne sõja algust, kuigi me ei tea, kas see on tõsi, kuid see lihtsalt kinnitab seda mõtet. Selle konflikti avalik lugu. Välja kuulutatud ja peatatud operatsioonid, allkirjastatud ja rikutud relvarahud, peatatud ja taas alustatud läbirääkimised näib väljaspoolt kaootiline, kuid kogu selle müra all ei peatunud rahaline kampaania Iraani vastu mitte ühekski päevaks. Igal nädalal, kui diplomaadid rääkisid ja läbirääkimised käisid, kehtestas Rahandusministeerium tegelikult sanktsioone. Igal nädalal, kui pomme ei langenud, kasvas majanduslik surve. Sõda Iraani majanduse vastu ei olnud sõjalise kampaania täienduseks. Paljuski oli see tegelik ja järjepidev kampaania. 13. aprillil, kui Donald Trump teatas Iraani sadamate mereblokaadist, mida jõustasid üle tosina sõjalaeva, rohkem kui 100 lennukit ja üle 10 000 sõjaväelase, kes tegutsesid väina lähedal, sihtides iga laeva, mis üritas siseneda või lahkuda Iraani sadamatest Araabia lahe ja Omaani lahe ääres. Donald Trump väitis, et blokaad maksab Iraanile $500 miljonit päevas. Ja Maiks hindas kaitseministeeriumi minister, et Iraan oli blokaadi algusest saadik kaotanud $4,8 miljardit naftatuludes. Iraan teenis naftast vähemalt $30 miljardit aastas. See tulu oli nüüd sisuliselt 0. Kuid blokaad katkestas ka impordi ning riik, mis juba koges üle 50% inflatsiooni, toidupuudust ja ravimite nappust, seisis nüüd silmitsi võimalusega, et ta ei suuda enam importida kaupu, mida on vaja elementaarsete funktsioonide toimimiseks. Kaitseminister Hegseth oli Pentagoni briefingul väga selgesõnaline. Rahandusminister Scott Bessent ja meie sõbrad Rahandusministeeriumist käivitavad samuti operatsiooni Operation Economic Fury, maksimeerides kogu valitsuse ulatuses Iraanile avaldatavat majanduslikku survet. Valige targalt. Kui Iraan teeb halva valiku, siis ootab neid blokaad ning pommid langevad taristule, elektrivõrgule ja energiasektorile. Ja kuigi blokaad oli kõige nähtavam rahaline vahend, sihtis sellele paralleelselt toimuv Rahandusministeeriumi kampaania varivõrgustikku, mida Iraan oli samuti aastaid ehitanud, et sanktsioonidest ellu jääda.
valuutavahetuspunktid, kattefirmad, üksikud laevaomanikud, krüptovahetused ja mis kõige olulisem, Hiina ostja ise. Rahandusministeerium otsustas kehtestada sanktsioonid ühe Hiina suurima sõltumatu rafineerimistehase vastu, mis töötleb 400 000 barrelit päevas, märkides müüjana Iraani relvajõudude naftamüügiharu, tehes selgeks, et USA on valmis sihikule võtma suuri Hiina tööstusrajatisi, et vähendada Iraani tulusid. Koos sellega kehtestati sanktsioonid veel 4 Hiina rafineerimistehasele. Iraani suurim krüptovahetus, mis oli 2025. aastal töötlenud üle 50% kõigist Iraani digivarade sissevooludest, sai samuti sanktsioonid. Valuutavahetusettevõtted, vahenduspiirkonnad, Dubais ja Hongkongis asuvad riiulifirmad kiht-kihi haaval. Arhitektuur, mis hoidis Iraani raha liikumises, lammutati, kuna naftaeksport blokeeriti. Ostjad, keda sihtisid teiseste sanktsioonid, maksesüsteemid, mida tabasid finantssanktsioonid ja varilaevastik ise, mis pandi sanktsioonide alla laev laeva haaval. Iraani enda valitsus hindas sõjast tingitud kogukahjuks $270 miljardit, mis on võrdne 57%-ga SKP-st. Kuid eile teatas Netanyahu, et Iraanile tekitatud kahju, tegelik kahju, on nüüdseks peaaegu $1 triljon. Režiimi enda riigimeedia andis häiret sõnastuses, mis on Iraani riigimeedia standardite järgi erakordne. Ametnikud ei räägi enam majanduspoliitikast heaolu kontekstis, vaid rahutuste ennetamise vaatenurgast. Mis on vahe valitsusel, kes juhib kriisi, ja valitsusel, kes tegelikult kardab oma enda rahvast. Nüüd oli siin veel üks kiht, millest keegi ei rääkinud. See on Pärsia lahe riigid. Lisaks kõigele sellele, mida Ameerika teeb nii sõjaliselt kui ka majanduslikult, on Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid aastaid valmistunud just selliseks stsenaariumiks. Saudi Araabia ida-lääne torujuhe kulgeb 750 miili üle Araabia poolsaare Punase mereni ning Aramco tegutses kiiresti, et viia see täisvõimsusele. AÜE Abu Dhabi naftatoru pakub täiendavat ümbersõiduteed Omaani lahe sadamani. Kumbki torujuhe ei suuda asendada kogu mahtu, mis tavaliselt Hormuzi väina kaudu liigub, kuid sõnum, mille nad saatsid, oli märkimisväärne. Maailma tähtsaimad naftaeksportijad leiavad viise, kuidas oma naftat ilma Iraanita transportida. Pärsia lahe riigid ütlesid meediale, et Iraani käitumine on tekitanud tohutu usalduslehe, mida ei pruugita kunagi parandada, ning nad teevad pikaajalisi infrastruktuuri investeeringuid, mis ütlevad selgelt. Me ehitame ümber, et vähendada oma sõltuvust veeteest, mida Iraan võib ohustada. Seda on nad aastaid ehitanud, sest nad on alati teadnud, et Iraan on suur riskitegur. Ja kuigi nad survestasid selle sõjalise kokkuleppe sõlmimist ning survestasid läbirääkimiste läbiviimist, on nad eraviisiliselt ülimalt rahul. Et Iisraelil on endiselt sõjaline võimekus Iraani rünnata, sest Iraan on osutunud kogu maailmale uskumatuks nuhtluseks. Muide, Araabia Ühendemiraadid läksid veelgi kaugemale ja astusid mais OPEC-ist täielikult välja ning liiguvad tihedama koostöö suunas Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega. Ja me tegime sellest terve osa, nii et mine vaata seda kindlasti. See, mida Iraan oli alati kasutanud oma geograafilise mõjuvõimu tipuna, võimet ähvardada väina sulgemisega ja hoida maailma energiavarustust pantvangis, hakati vaikselt ja püsivalt neutraliseerima. See toob meid tagasi Trumpi juurde ovaalkabinetis, rääkimas 22 laevast, kust pole tulesid näha, ja Iraani radarist, mis on hävitatud. Sest märtsis oli USA heitnud punkrilõhkuja pomme Iraani laevatõrjerakettide positsioonidele väina ääres ja uputanud 16 Iraani miinipanemisalust. Veeteed puhastati füüsiliselt relvadest, mida Iraan oli kasutanud kõigi ähvardamiseks, kes üritasid sealt läbi sõita. Ja kuna Iraani radarid olid hävitatud ning nende mereväe võimekus tugevalt vähenenud, oli väin esimest korda pärast veebruari taas läbitav. Mais teatas Donald Trump operatsioonist Projekt Vabadus, mis oli avalik mereväe saatemissioon Pärsia lahes lõksu jäänud tankeritele, mis kestis täpselt 1 päeva, enne kui see relvarahu läbirääkimiste tõttu peatati. Läbirääkimised näitasid piisavalt edusamme, et avalik eskaleerimine tundus vale samm, mis loomulikult ei viinud kuhugi. Aga merevägi ei lõpetanud. Selle asemel hakati lihtsalt tegutsema vaikselt. Nad võtsid laevadega ühendust eraviisiliselt, andsid neile koordinaadid, käskisid neil oma jälgimisseadmed välja lülitada ja juhatasid neid öösiti läbi väina konvois, kus korraga oli 14–26 alust ilma tuledeta vetes, kus Iraani radarid olid juba täielikult hävitatud. JP Morgan hindas juuniks, et umbes 2 miljonit barrelit päevas liikus läbi väina laevadel, mis olid täielikult pimedaks muutunud. Üle 100 miljoni barreli kokku, rohkem kui 200 laeval läbi vete, mille Iraan oli kuude jooksul muutnud oma isiklikuks tasulise teelõiguks, kuid mille ameeriklased olid tagasi võtnud. Nüüd, me ei tea täpselt, kas need numbrid on õiged või üldse hinnangulised, aga mõte jääb samaks.
jah, kokkulepet arutati, kuid samal ajal liikusid asjad salaja selles suunas, et Iraani allkirjastamiseks survestada. Siis loomulikult 14. juunil nõustus Iraan tegelikult kokkuleppele alla kirjutama, eks näis, kas see ka tegelikult juhtub, aga nad jõudsid sinnani. Võitlus lõpeb. Väin avatakse uuesti. Alustatakse 60-päevaseid tuumaläbirääkimisi ja Iraani esimene ja kõige pakilisem nõudmine, tingimus, mille täitmist nad ütlesid olevat vajalik enne, kui läbirääkimised üldse korralikult alata saavad, on 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud varade vabastamine. See ei ole muidugi julgeoleku garantii. Miks nad seda vajaksid? See ei ole ka nende tuumaprogrammi tunnustamine. See on lihtsalt raha tagasisaamine, et nad saaksid oma rahvast rahul hoida. Ja kui ma ütlen rahvas, siis ma ei mõtle Iraani rahvast. Nemad vihkavad Islamivabariiki. Ma räägin ustavatest inimestest, kes muudavad kogu selle Islamivabariigi katastroofi võimalikuks. Iraani asevälisminister tegi sellest kogu allkirjastamisjärgse raamistiku kokkuleppe keskse teema, öeldes, et 60-päevane läbirääkimiste periood sõltub ennekõike sellest, kas USA vabastab need külmutatud vahendid. Kui sul on veel vaja tõestust, et see sõda käis alati raha pärast, siis Iraan andis selle ise allkirjastamislauas. Aga siin on küsimus, mis kõigil mõttes on. Nüüd, kui me teame, kuidas see kokkulepe sündis, küsime ja mõtleme kõik, kas see kokkulepe on hea või mitte. Noh, alustuseks, kui Iraan sellega nõustus, siis sellepärast, et see kokkulepe võimaldab neil ellu jääda. Ja režiim, mis jääb ellu, on halb. Ning režiim, mis jääb ellu, saab ka uuesti üles ehitada. Iga varasema kokkuleppe ajalugu Iraaniga on just selline ajalugu. Sanktsioonide leevendused hakkavad sisse voolama, režiim stabiliseerub, proksid saavad taas rahastust, tsentrifuugid hakkavad tööle ja 5, 10, 20 aasta pärast oleme jälle alguses tagasi. Just see juhtus ka 2015 aasta kokkuleppega. See on varemgi juhtunud ning selles on muster ja tsükkel. Kui sa lootsid Islamivabariigi kokkuvarisemist, siis ei, sulle see kokkulepe ei meeldi, sest selle juhtumine on nüüd paratamatult pikaks ajaks edasi lükatud. Kas ma võin korraks aus olla? Me ei tea veel piisavalt täpseid tingimusi, et täielikult analüüsida, mida allkirjastatakse ja ma ei kavatse teeselda vastupidist. Ma ei tea selle kokkuleppe kõiki üksikasju ega seda, kas see toob midagi head või halba, aga lihtne tõde on see, et igasugune kokkulepe on probleem. Sest kui Iraan oleks valmis selle allkirjastama, siis tähendab see, et see, mida me neilt vajasime, ei olnud laual. Ma tean seda mustrit ja see muster teeb olukorra väga ebamugavaks, sest see kokkulepe oli lõpuks ainult ühe asja pärast. Püüti kõrvaldada tuumaoht. Ja jah, tuumarelvadest vabanemine on väga oluline, aga sama oluline on vabaneda ka terroristlikust režiimist, mis kontrollib majandust ja Lähis-Ida piirkonda nii, nagu Iraan seda teeb. Rääkimata sellest, et oletame, et see kokkulepe tõesti kõrvaldab tuumaohu, siis saab see toimida ainult siis, kui jõustamine jätkub. Mitte 60 päevaks, nagu me praegustes kokkulepetes näeme, kuigi nende üksikasju pole veel avalikustatud, ja mitte ainult järgmise uudistsükli ajaks. Me vajame pidevat ja tõsist järelevalvet sama intensiivsusega, mis tekitas selle majandusliku surve, millest me kogu selle osa jooksul rääkisime. See on see, mida me kõik peaksime jälgima ja ausalt öeldes ka nõudma. Võib-olla kui sellest kokkuleppest üldse midagi head tuleb, siis on see, et nad ei saa tuumarelvi, aga see juhtub ainult siis, kui USA tegelikult jõustab kehtestatud reegleid, mida me pole varem näinud juhtumas. Vaata, oleks tore, kui Iraan ei saaks kunagi tuumarelvi, aga see pole tegelik olukord. Sest siin on asi, millest ma ei suuda üle saada ja mis minu arvates jääb peaaegu iga kord 2 silma vahele, kui mõni neist kokkulepetest allkirjastatakse. Kõigi nende inimeste jaoks, kes tegelikult elavad selle režiimi tagajärgede all, inimesed Lähis-Idas, mitte need, keda mõjutavad naftahinnad või need, kes kardavad uue Ameerika sõja võimalust. Aga need päris inimesed, kes seda kõike läbi elavad, sellel kokkuleppel on nende jaoks tõsised tagajärjed. Iraani rahvas, keda on vaesestatud, vangistatud ja tapetud valitsuse või veelgi olulisemalt diktatuuri poolt, kes kasutas iga sanktsioonide leevendamise dollari mitte koolide ehitamiseks, vaid omaenda rõhumisaparaadi rahastamiseks. Need inimesed, see kokkulepe ei anna neile midagi. Iisraeli rahvas, kes veetis kuid raketitule all. Jah, võib-olla neid ei pommitata tuumarelvaga, aga mis saab ballistiliste rakettide ohust? Liibanoni, Jeemeni, Iraagi või iga riigi inimesed, kus Iraani proksiväed on jätnud maha täieliku hävingu. Nende kõigi jaoks ei olnud see kunagi seotud rahaga ega tegelikult ka tuumarelvadega. See oli seotud sellega, et elada elu ilma igapäevase terrorita. Ja see on selle lepinguga käest antud. Ükskõik, kuidas ta seda ka ei vaataks, teab Islamivabariik, et ta on võitnud. Jah, ta on kannatanud. Jah, ta on surve all järele andnud.
jah, majandussõda on selle äärele viinud. Aga kõige selle all teavad nad tõde. Et Ameerika Ühendriigid tahtsid seda lepingut rohkem kui midagi muud. Tahtsid selle peatüki ilusti lõpetada, tahtsid öelda, et tuumaoht on kõrvaldatud ja majanduslik katastroof leevendatud. See oli alati lõpp-punktiks ja Iraan oli alati valmis selle ära ootama. Minu jaoks on kõige selle all veel midagi suuremat, mis on omamoodi südantlõhestav. Tead, kõik räägivad sellest, kuidas Trump tahtis seda lepingut nii väga, sest ta on nartsissist ja megalomaan. Ja jah, see võib tõesti nii olla. Aga ma arvan, et suur osa sellest, miks seda lepingut üldse suruti, oli see, et ameeriklased ei olnud valmis võitlema. Nad ei olnud valmis ohverdama ühtegi sõdurit selle nimel, mida nad uskusid Lähis-Idas toimuvat. Kuid tegelikult ei olnud see kunagi Lähis-Ida kohta. See on seotud sellega, et ameeriklased tunnistavad, et terrorismiga tegelemine on miski, mis neile ei meeldi, kuid mille nimel nad tegelikult ei ole valmis midagi ohverdama. Ja arvestades islamistliku ülevõtmise plaani, mida oleme Euroopas näinud, ning seda, kuidas Ameerika sageli kritiseerib Euroopat selle eest, et nad räägivad küll, aga ei tegutse, on päris hirmutav näha, et just seda ameeriklased tahavadki. Kokkulepe, mis ei tegele tegeliku terrorismi ohuga ja mis veelgi olulisem, ütleb Islamivabariigile, me ei ole valmis midagi ohverdama, et teid peatada. Lähis-Ida inimesed tunnevad ja näevad seda. Ja erinevus selles, kuidas Iisrael ja Pärsia lahe riigid sellega tegelevad, on tohutu. Iisrael on tõestanud, et on valmis võitlema ja on valmis võitlema isegi siis, kui see tähendab Ameerika pahandamist, sest nad mõistavad, millised tagajärjed on terrorirežiimi valitsemise lubamisel. Mitte sellepärast, et nad janunevad surma järele või naudivad beebide tapmist. See on sellepärast, et nad elavad terroriohu all ja nad mõistavad, et neil ei ole privileegi lihtsalt öelda, teeme lepingu ja liigume edasi. Iisrael liigub nüüd väga-väga keerulisse etappi, kus nad peavad laveerima Ameerikas toimuva ja Lähis-Idas toimuva vahel, samal ajal kui Ameerika poolenisti seob nende käed, sest Trump tahab lihtsalt, et see leping läbi läheks. See võib kõlada pessimistlikult, kuid mitmes mõttes ma ei arva, et see nii on. Sest on üsna lihtne näha, et Iisrael on sõjaliselt palju paremas seisus kui varem ja meil on võimekus Iraaniga toime tulla rohkem kui kunagi varem. Ja ma arvan, et see on tõesti tõestanud Lähis-Idale, et lääne ülemäärane sekkumine siin toimuvasse ei ole ideaalne. Ma olen seda korra öelnud ja ütlen veel 1 000 000 korda. Lääs ei mõista Lähis-Ida. See mõistab raha, see mõistab vabadust, see mõistab lühiajalist kasu, poliitilist kalendrit ja kütuse hinda. Aga keel, mida siin piirkonnas tegelikult räägitakse, ideoloogia, teoloogia, režiimi kannatlikkus, mis usub, et ootab jumalikku hetke, elu tõelise ohu all, seda keelt ei ole Valgele Majale veel tõhusalt tõlgitud. Seda näitas selgelt Kimis idee see kokkulepe iga hinna eest sõlmida. Ja ilma laskumata Iisraeli ja USA vahelise draama üksikasjadesse võib selles olla midagi head. Võib-olla toimub tõeline muutus, kuid tõde on see, et see on ebatõenäoline. Ja riikide jaoks, keda mõjutab tõeliselt Islamivabariigi püsimajäämine, on viimane aeg eemalduda nende finantsilisest kontrollist, kes lihtsalt ei mõista, millised on tegelikud tagajärjed. Kui ma vaatan seda fantastilist lugu, kuidas USA sai Iraani allkirjastama, näen ma riiki, kes teab, kuidas oma tahtmist saada. Aga võib-olla, lihtsalt võib-olla, osutub see 2 teraga mõõgaks. Mina olen Irka ja kohtume järgmisel korral.